Aga tere hommikust kõigile. Vaatan, et kell ongi 10 saanud ja vaikselt veel mõned inimesed liituvad, aga ma arvan, et on siis aeg teha algust meie tippkeskuse veebruarikuu kohvihommikuga. Täna, nagu te siit pildilt juba ka näete, räägime siis kestlike linnakeskkondade loomisest ehk täpsemalt looduslike protsesside ja kaasaegse maastikuarhitektuuri sümbioosist. Meile esineb seekord pikaaegse kogemusega maastikuarhitekt Ken Mandre, kes on spetsialiseerunud eelkõige siis looduspõhistele sademevee lahendustele. Kenni kogemus hõlmab aastaid kestnud teadlikkuse tõstmist, erinevaid disainiprojekte ning ta on ka üks Eesti säästvate sademevee lahenduste käsiraamatu autoritest. Ning 2025 aasta sügisest on Ken nooremteaduriks ka tippkeskuse keskkonnatehnoloogia töörühmas, kus ta tegeleb siis samuti looduspõhiste sademevee lahenduste väljatöötamisega. Kohvihommiku korraldusliku poole pealt nii palju, et ettekande kestuseks võite arvestada umbes 40 või 45 minutit, mille järel on rahulikult aega ka küsimusteks ja aruteluks. Ning ettekande lõpus ma siis kuulutan välja ka meie märtsikuu kohvihommiku teema ja aja. Ettekannet me ka salvestame ning seda saab hiljem siis järele vaadata tippkeskuse YouTube'i kanalilt. Aga küsimuste ja arutelu osa me siis eraldi ei salvesta. Aga minu poolt ongi praeguseks kõik ja ma soovin kõigile põnevat kuulamist. Ning Ken, ma annangi sõnajärje üle sulle ja siis ise lõpetan ka jagamise. Tere kõigile, mina olen Ken Mandre ja nagu Katariina juba ütles, siis räägime täna sademevee lahendustest. Oma ettekandes ma tegelikult esindan kahte positsiooni täna, et kõigepealt alustan ettekannet maastikuarhitektina, kes on siis keskendunud sademevee lahendustele juba päris pikka aega ja lõpuosas siis räägin enda värskest kogemusest doktorandina Tartu Ülikoolis. Võib-olla selgitamegi siis kõigepealt alustuseks selle probleemi lahti, et juba ma just enne mõtlesin, ligi 15 aastat olen ma olnud siis maastikuarhitekt, kes on keskendunud looduspõhistele sademevee lahendustele. Ja iga aastaga, iga päevaga saan ma aina rohkem kinnitust nende lahenduste potentsiaalist ja väärtusest linnaruumis, kus siis kõvakatte osakaal on kogu pidevas kasvutrendis, mis tähendab seda, et tekib aina rohkem äravoolu, mis praeguses olukorras juhitakse sademevee torustikku. Ja suurte sadude puhul paraku torustik ei suuda sademevett äravoolu siis vastu võtta ja tekivad üleujutused, mida me nüüd juba paraku oleme hakanud ka iga-aastaselt nägema Eesti linnades. Looduslikus keskkonnas see sademevesi või see äravool leiab oma teekonna iseeneslikult, ei teki niisugusi häirivaid loike, üleujutusi ja nii edasi. Linnakeskkonnas suure kõvakatte või vett mitte läbi laskva pinnakatte osakaalu tõttu need aga tekivad ja me oleme olukorras, kus me peame midagi ette võtma ehk siis üritama torustikult koormust vähendada. Ja seda saakski siis teha nende looduspõhiste, edukalt teha nende looduspõhiste sademevee lahenduste näol, puhverdades seda äravoolu mahtu ja siis jao kaupa suunata see allavoolu sademevee süsteemi. Nii me siis justkui piltlikult ennetame niisugusi võimalikke tekkivaid olukordi, probleeme. Teeme siis selgeks ka, kes see maastikuarhitekt on, et aja jooksul on mulle väga huvitavaid erinevaid nii-öelda sildikesi rinda riputatud. Et ma vaatasin ekstra Maastikuarhitektuuri Liidu kodulehelt. Siin on siis nüüd see definitsioon. Ühesõnaga lühidalt maastikuarhitekt pakub läbimõeldud lahendusi, mis aitavad luua tähendusrikast avalikku ruumi. Mina isiklikult lisaks sinna ka meeldiva ja inimsõbraliku elukeskkonna.
Ja mis need looduspõhised lahendused on, siis tegelikult looduslikest protsessidest, kas siis looduslikel protsessidel põhinevad või neist inspireeritud kontseptsioonid, mis siis lühidalt aitavad keskkonna ja ühiskonnaga seotud väljakutsete ja probleeme lahendada. Ja kui me nüüd räägime sellest sümbioosist ja need kokku paneme, siis lühidalt me looduslike protsesside toel lahendame inimtekkelisi probleeme ja eriti olulised on nad linnakeskkondades, kus looduslikke protsesse on sageli häiritud suure linnastumise tõttu ja või siis on täielikult asendatud tehiskeskkonnaga, et paraku see tekitab probleemi, nagu ma juba enne mainisin, erinevate kõvakatete osakaalu näol. Kõvakatete all ma võib-olla lühidalt mainin ka ära, et ei ole ainult asfalt, mis on maapinnal, vaid on ka hoonete katused. Ühesõnaga, kui me linnulennult ortofotolt vaataksime linnapilti, siis jääbki mulje, et suur enamus ongi vett mitte läbi laskma pind. Ja siin on nüüd üks hea näide Taanist, Kopenhaagenist, kuidas on niisugune tavapärane ringristmik muudetud, ma julgeks väita, niisuguseks toredaks roheliseks oaasiks, et on säilitatud kõik tavapärased linnale omased funktsioonid, autod mahuvad ka kenasti ära, aga samas on ka loodud kohalikule elanikule niisugune meeldiv ja ma julgeks väita ka tervislik elukeskkond. Ja mis need sademevee lahendused siis tegelikult on, et ma ei keskenduks nii väga võib-olla nendele lahendustele või nendele tehnikatele endile, kuivõrd ma räägiks nendest funktsioonidest, millele minu silmis projekteerija, planeerija eelkõige peaks keskenduma. Et minu silmis on nad kindlasti väga tähtsal kohal maastikuarhitekti igapäevases töös. Ja need funktsioonid siis, millele keskenduda, ühesõnaga tegelikult ongi projekteerijana esmalt ma peaksin tuvastama selle probleemi, kaardistama probleemi ja sellele siis vastavalt nende funktsioonide põhjal pakkuma lahenduse. Ja need funktsioonid on siis sademevee kogumine. See tähendab seda, et meil juba tegelikult Eestis on ka linnasid, kus esineb probleeme joogivee nappusega, et näiteks suvisel perioodil kasutatakse joogivett kastmisel ja joogivesi hakkab otsa saama. Ehk siis see sademevee kogumine ja kasutamine võimaldab näha ja võimaldab siis tegelikult sademevett, mida me praegu hetkel näeme probleemina, võimaldab kasutada ressursina. Siis pinnakatete vee läbilaskus. Põhimõtteliselt me tekitame kõva katte, vett mitte läbilaskva katte sisse, justkui augukesi, mis siis lasevad jällegi veel pinnasesse imbuda. Samas säilitades endiselt kõva katte funktsioon, et näiteks tänavaruumis ei muutu tänav mudaseks, ta on endiselt nii-öelda kõva katte all, aga see laseb vett läbi. Vähendame jällegi äravoolu mahtu tänavapildis. Imutamine, millesse sageli jäädakse kinni, see on kõigest üks funktsioon ja ainult tingimusel, kui tingimused seda võimaldavad. Et kui me reaalselt saame immutada, et kui ei saa, siis tuleb mängu järgmine funktsioon, näiteks ärajuhtimine, kus mulle meeldib alati lihtsustada asju, nii et ma teen seda ka siin ettekande käigus hästi palju. Ärajuhtimine ehk siis piltlikult probleemi juhtimine punktist A punkti B, poriloigu juhtimine punktist A punkti B, strateegilisest kohast, kus ta võib-olla mõjutaks igapäeva elutegevust oluliselt, juhitakse ta siis teise kohta punkti B, kus ta seda ei tee nii oluliselt, saab oma aja võtta, ehk siis puhverdamine, järgmine funktsioon ja jaokaupa siis allavoolu sademevee süsteemi edasi juhtida. Ja väga oluline ka puhastamine, sest üldiselt sademevesi juhitakse looduslikesse veekogudesse ja sademevesi kannab paraku endaga kaasas väga palju saastet, mis ta põhimõtteliselt kogub ülesse või korjab ülesse tänavaruumist, tänavatelt
atmosfäärist, ühesõnaga igalt poolt. Ja kui me seda ei puhasta, siis jõuab see saaste kõik looduslikesse veekogudesse ja see kindlasti ei ole tervitatav. Ja nüüd, miks ma siin edasi ei saa liikuda? Okei. Nüüd me saame edasi liikuda. Kuidas siis võib-olla neid lahendusi kavandada võimalikult varakult? Projekteerija planeerijana juba üldplaneeringu etapis, kus me siis tegelikult vaatame seda hästi suurt pilti. Siin on küll toodud täiesti suvaline näide, aga see aitab kirjeldada siis mil viisil üldplaneeringus peaks lähenema nendele lahendustele, et nad on pinnapealsed lahendused, nad võtavad üsna palju ruumi. Tänavaruumis meil ei ole seda, hoonestuse ja tänavavõrgu vahele liiga palju tühja ruumi kahjuks ei jää ja tagantjärgi nendele lahendustele ruumi leida on üsna keerukas. Seetõttu, mida varem me niisugused eeldused, niisugused kohad, potentsiaalsed asukohad juba tänavapilti siis ette näeme, seda lihtsam on järgmises etapis, näiteks detailplaneeringus, siis juba neid lahendusi nii-öelda tänavapilti paigutada. Ja lisaks need lahendusi on väga lihtne siduda näiteks rohekoridoridega, mis siis linnapilti läbivad või läbida võiksid. Esiteks jah, et ta pakub niisugust sademevee käitlemisel lahendust. Lisaks võiks öelda, et pakub ka hästi palju erinevaid muid funktsioone, millest ma kohe varsti jõuan siis rääkida. Aga planeerimine suurest väiksemaks hästi lühidalt. Mida varem me eeldused loome, seda lihtsam on hiljem detailsemaks minna ja paigutada need lahendused siis tänavapilti. Ja ehitusprojekti etapis siis juba põhimõtteliselt me anname väga detailsed joonised, mille põhjal on võimalik siis neid lahendusi rajada. Ja ehitusprojektid on tavaliselt siis krundipõhised, seetõttu siis ka niimoodi aina detailsemaks läheb. Siin on nüüd näide, mis siis võib-olla aitab mõista seda üldplaneeringu ja detailplaneeringu astet, et ma ei saa väita, et see Viikinoja nüüd üldplaneeringu käigus sinna ette nähti, aga fakt on see, et see asukoht on seal sinna jäetud ja see võimaldab siis põhimõtteliselt selles elamupiirkonnas, kus te näete neid 3 niinimetatud rohelist sõrme, aitab siis põhimõtteliselt sellest elamupiirkonnast selle tekkiva äravoolu välja juhtida sinna Viikinoja. Ja põhimõtteliselt ongi üldplaneeringus on jäetud see Viikinoja. Detailplaneeringus on siis juba lisatud põhimõtteliselt need sõrmed, mis aitavad selle vee välja viia elamupiirkonnast. Ja selliselt tegelikult see planeering hästi lühidalt ja üldiselt kirjeldatuna välja võikski näha. Kui nüüd läheneda projekteerijana, siis projekteerija tavaliselt projekteerib siis krundipõhiselt. Ühesõnaga, kui me kujutame ette ühte tänavat, mis on palistatud 2 poolt kruntidega, hoonetega, siis igalt krundilt juhitakse tänavale mingi kogus, X kogus äravoolu, sademevett. Kui me nüüd igalt krundilt vähendame natukene seda ärajuhitavat sademevett krundil kohandatud sademevee-lahendustega, olgu see siis need immutuslahendused, viibelahendused, mis iganes, siis me vähendame seda mahtu, mis juhitakse allavoolusüsteemi ja süsteem on suuteline paremini vastu võtma, sest et tal on koormust vähem. Ja nüüd, kui neid lahendusi kavandada, siis jah, loomulikult krundipõhiselt me saame rakendada väiksema suutlikkusega lahendusi, mis ei pea nii suurt mahtu vastu võtma ja kui me nüüd liigume edasi tänavale, siis projekteerija peab ette nägema juba võimekamaid lahendusi. Võimekam tähendab pigem siis ka suuremat ruumi nõudvaid lahendusi tänavaruumis. Ehk siis mida rohkem me suudame seda mahtu vähendada
tekkeallikas ehk siis seal, kus see äravool tekib, hoone katused, kõvakatted, seda väiksemat ruumi me vajame järgnevates etappides ja põhimõtteliselt igas etapis lähevad need lahendused aina suuremaks, sest et nad peavad toime tulema aina suurema kasvavama veekogusega, äravoolu kogusega, et krundilt me liigume tänavale, tänavalt me liigume juba põhimõtteliselt siis piirkonda, mis koosneb mitmetest erinevatest tänavatest. Et see loogika. Ühesõnaga, kui me planeerime, siis suuremast väiksemaks, kui me projekteerime, siis juba väiksemast suuremaks lühidalt. Ja siin on mõned näited, et võib-olla on keeruline mõista, mis need lahendused siis on, siis nad tegelikult ei paistagi niivõrd, kui kavalalt läbimõeldult kavandada, siis nad pigem minu silmis vähemalt isiklikult rikastavad avalikku ruumi, tänavaruumi, linnaruumi, kuivõrd mõjuvad kuidagi halvasti, et väga sageli nende lahendustega käib kaasas taimestus ja siin on ka näha, et niisugused sademevee käitlemislahendused võivad olla teeperved, parklates eraldussaared. Kui ma räägin puhverdamisest, siis mulle meeldib alati paralleeli tõmmata niisuguse justkui väikese basseiniga tänavaruumis ja siin paremal ongi väga hea näide Tallinnast Põhjala tehasest, kus on nüüd kavandatudki niisugused puhveralad, ehk siis piltlikult korjatakse hoone katusel ja hoone ümbrusest kogu tekkiv äravool kokku, hoiustatakse ajutiselt seal ja juhitakse siis jaokaupa edasi allavoolu süsteemi. Mõjuvad minu arust väga atraktiivselt ja efektselt. Seda eriti veel siis, kui nad on vett täis. Tekib küsimus, et kõik on ju tore, aga mis need hüved on, et mis me siis saame? Kõige tähtsam hüve on loomulikult sademevee käitlemine. See on nende lahenduste puhul A ja O. Ja kui ma nüüd üritan manada teile ette, mis see sademevee lahenduste süsteem siis on, siis ta piltlikult kujutabki seda sama lõiget siin. See on nüüd küll niisugune väga looduslik pinnapealne lahendus. Linnastunud keskkonnas ma pigem väidaks, et ta on niisugune kombinatsioon traditsioonilisest torustikust ja niisugustest pinnapealsetest lahendustest. Aga loogika on siis põhimõtteliselt see, et on tekkeallikas, kus see äravool tekib ja siis ta hakkab jaokaupa see äravool läbima erinevaid lahendusi, kus siis veemaht aeglustatakse, vähendatakse seda, puhastatakse loomulikult ja lõpuks ta siis jõuab looduslikku veekogusse. Sademevee kasutamist ma juba mainisin, aga siin ongi nüüd näide sellest, et kuidas seda võimalik teha on, et enne ma mainisin lihtsalt kastmist, võib-olla pigem niisugune eramaja kontekstis, aga väga hea näide on meil näiteks Viimsis, kus on rakendatud taskupark selliselt, et kogutakse sinna sademevesi ja kasutatakse seda sademevett siis põhimõtteliselt tänavapesuks, tänavahaljastuse kastmiseks. Ja Viimsi on näiteks üks koht, kus Eestis suviste põudade ajal on juba tekkinud probleemid joogivee nappusega ja see on ideaalne näide sellest, kuidas siis pöörata probleem ressursiks. Ja üleujutusohutus ohuga arvestamine, siin tuleb ka see ennetamine mängu, et esiteks, mida varem me reageerime, ehk siis mida kiiremini tekkeallikale lähemal me hakkame selle sademeveega juba tegelema ja seda kavandama, seda lahendust kavandama, seda varem me reageerime, seda varem me ennetame. Ja teine asi, mis mulle nende lahenduste puhul isiklikult väga meeldib, on see plaan B, mis tähendab seda, et jah, me tavaliselt sademevee süsteemi kavandame mingi X sündmuse jaoks. Aga kui esineb niisugusi ekstreemumeid, mis ületavad siis selle planeeritud sündmuse, mis saab siis? Et sellisel juhul
hea läbimõeldud lahenduse puhul on võimalik ette näha plaan B ehk siis üle ujutada mingid strateegilised alad. Olgu siis siin näitena mänguväljak. Kõlab küll veitrana, aga täitsa olen isiklikult näinud niisugusi lahendusi ja toimivad. Ühesõnaga, piltlikult nüüd tulebki mängu see punktist A punkti B probleemi juhtimine, et strateegiliselt tähtsast asukohast me juhime vee, et ei ujutuks üle linna tuiksoon, juhime me näiteks selle vee kõrval paiknevasse parki, mida ajutiselt siis küll tõesti kasutada ei saa, aga kui palju need inimesed ikka vihmaga pargis jalutavad. Ehk siis me rakendame selle plaan B. Järgmised hüved, mis puudutavad elukeskkonda, et ma juba mainisin, et hästi tähtsad kohal nendes lahendustes on taimestus ja just need elukeskkonna hüved ilmnevadki just taimestuse toel. Et kui ma siit lühidalt nüüd kiiresti üle libisen, siis just selle taimestuse toel me parandame linnakeskkonnas õhukvaliteeti. Ma liiga pikalt peatuma ei jää, sest et ma kardan, et ma jään ajaga vastasel juhul jänni. Saate hiljem küsida, kui teid huvitab. Taimestuse näol me vähendame ka Kuumasaare efekti, elurikkuse toetamist linnakeskkonnas, ehk siis me loome taimestuse näol erinevaid elukohti erinevatele tegelastele, putukatele, satikatele, lindudele, väiksematele loomadele ja nii edasi. Hea näide on ka näiteks kuritegevuse vähendamine. See ilmneb just selliselt, et inimesed, kes on juba, ühesõnaga, on kaasatud piirkonna toimimisse, nad on teadlikud, see suurendab omanditunnet, lõppkokkuvõttes see suurendab ka niisugust, nimetame siis seda naabrivalveks, ehk siis pööratakse rohkem tähelepanu ennast ümbritsevale, hoolitakse sellest ja seetõttu väheneb ka kuritegevus. On väga palju, mis väga palju, aga on näiteid, kus see täiesti toiminud on, näiteks Malmös, kus on üks piirkond, täpselt oli varasemalt üsna kriminaalne piirkond, rajati sinna niisugused looduspõhised sademelahendused ja nüüdseks on see piirkond oma nägu totaalselt muutnud. Hariduslik aspekt tähendab siis seda, et seda on juba praktiseeritud näiteks Viimsis infosiltide näol, et haritaksegi inimesi, juhitakse tähelepanu, miks need lahendused seal on, miks nad kasulikud on, kuidas nad toimivad. Ühesõnaga, inimesed on teadlikumad nendest lahendustest ja oskavad ka tähelepanu pöörata. Tervise hoidmine, heaolu loomine, rekreatsioonivõimaluste loomine, need lähevad kõik ühte patta tegelikult. Väga lihtsalt, meeldiv elukeskkond meelitab rohkem inimesi avalikku väliruumi kasutama ja mis iganes see siis on, sportimine, tõstab ka näiteks sotsiaalset suhtlust. Ühesõnaga meelitab inimesi avalikku ruumi, väliruumi rohkem kasutama. Ja liikluskorralduse toetamine piltlikult aitab aeglustada liikluskulgu meeldival viisil, et ta ei mõjuks nii tehislikult. Ja majanduslikult jõuame jälle selle temperatuuri reguleerimiseni, sel korral ka hooneteni, et osad lahendused, näiteks rohekatused, vertikaalhaljastus on väga konkreetselt hoonetega seotud ja täpselt need lahendused aitavad siis reguleerida ka hoonete temperatuuri, ehk siis suvel jahutab ja talvel hoiab soojana hooneid. Sissepoole suunatud investeeringud. Mulle meeldib öelda, seal kus sumiseb, sinna tuleb juurde. Ehk siis just eile osalesin ühel arutelul, kus me arutlesime, et
toodi välja, et keskenduda ka turismile, siis ma leian endiselt, et me ei peaks võib-olla nii palju keskenduma turismile, kuivõrd tegema enda kohalikele elanikele elu heaks ja meeldivaks. Ja kui juba neil on hea, kui meil on hea, siis tulevad ka uudistajad. Ja nende looduspõhiste sademevöölahenduste näol tegelikult ongi võimalik luua meeldivat elukeskkonda, mis võimaldab jällegi ka niisugust avaliku ruumi kasutamist, mis toob ka väikeärisid piirkonda, mis omakorda meelitab ka uudistajaid ja niimoodi me siis põhimõtteliselt tekitamegi niisugust väikest majanduskasvu. Müra vähendamine, eelkõige taimestuse näol. Ma arvan, et siin ei olegi palju lisada, et palju meeldivam on elada meeldivas vaiksemas keskkonnas kui sõidukite müras. Ja joogivee säästmist ma juba tegelikult mainisin ka. Et üsna palju hüvesid, mis kaasnevad nende lahendustega, et võib-olla tõstavadki või muudavadki need lahendused multifunktsionaalseteks, ehk siis nad ei käitle ainult sademevett, vaid kannavad endaga kaasas ka palju lisandväärtuseid, mis on olulised tegelikult just maastikuarhitektide jaoks, et minu silmis maastikuarhitekti peamine väljakutse ongi avaliku ruumi või siis elukeskkonna atraktiivseks, meeldivaks ja funktsionaalseks muutmine. Ja need on niisugused toredad tööriistad minu silmis, mis aitavad seda teha. Kõige tähtsam aspekt on koostöö. Ma olen nüüd selle pika aja jooksul üsna palju kokku puutunud ja näinud, mismoodi tehakse siis või ei tehta koostööd. Ja ma julgen väita, et me võiksime olla rohkem avatud igal tasandil ja jagama siis nagu enda tööd ka selles mõttes teistega, et kaasama sageli teadlikumaid inimesi ja osapooli ja jagama ka seda lahenduskäiku, seda lahendust erinevate osapooltega, kindlasti ka näiteks kasutajatega ehk siis linnakodanikega ja mis sageli ära unustatakse, on ka hooldajatega, kes hiljem ei pruugi sugugi teada, kuidas neid antud lahendusi, mis on varasemalt võib-olla need, kes kavandasid ja isegi ehitasid, on teadlikud, aga kui hooldaja ei tea, siis ta ei pruugi osata endiselt seda korrektselt hooldada, seda lahendust ja lõpptulemus ei pruugi ikkagi olla see, mis algselt kavandati. Ühesõnaga, sage koostöö, sagedased arutelud ja võib-olla näiteks üks asi veel, mis ma olen mõelnud omas peas, et kui omavalitsuse tasandil mõelda, siis sageli rändab üks projekt erinevatelt laudadelt niimoodi laualt lauale. Selle asemel ma leian, et kus siis iga laua taga lisatakse projekti siis omad mõtted, nõudmised, millega siis vaene projekteerija peab siis nagu tegelema. Selle asemel ma leian, et palju lihtsam, kiirem oleks võib-olla istuda korraga kokku ühe laua taga ja leida väga kiiresti siis lahendused, mis rahuldavad kõiki osapooli ja kõik omakorda jällegi mõistavad neid lahendusi koheselt, mitte et ma peaksin projekteerijana hakkama pärast siis selgitama, mis siis sai tehtud ja kuidas sai tehtud. Ühesõnaga, võtmesõna koostöö. Ja nüüd me jõuame siis innovatsioonini, et meil on need looduslikud lahendused ja kui ma nüüd olen natukene otsapidi olnud ka siis teaduses sees, siis teaduses täna räägitakse väga palju, vähemalt mulle on jäänud mulje AI-st ja räägitakse ka anduritest. Tegemist looduspõhiste sademevöölahenduste näol on tegemist siis pinnapealsete lahendustega, mis siis tähendab minu jaoks väga lihtsasti ligipääsetavust. Ja kui luuagi nüüd selline olukord, et olemegi rakendanud erinevad andureid ja hooldaja ei pea enam käima mööda linna ringi ja kontrollima, et kas kõik töötab, vaid andurid edastavad arvutisse talle kogu info ja kui arvutist tuluke punaseks läheb, siis ta saab vahetult reageerida ja nüüd tulebki mängu see pinnapealse lahenduse võlu. Ühesõnaga, ta pääseb hästi hõlpsasti ligi ja saab selle probleemi, mis põhjustab siis näiteks üleujutust või ummistust, jumal teab mida, lihtsasti ja kiiresti kõrvaldada.
Ma juba rääkisin sellest, et nad on multifunktsionaalsed nii-öelda tagavara plaani võtmes kui ka selles võtmes, et nad kannavad väga erinevaid funktsioone, alustades sademevee käitlemisest, lõpetades siis esteetilise välimuse ja nii edasi. Lisaks nad aitavad meie linnakeskkondadel kohaneda kliimamuutustega ja täpselt tuleviku trend ehk siis see võimaldab sammu pidada tuleviku arengusuundadega. Siin on siis üks väike näide jällegi sellest samast Ecoviiki külast, mida ma enne mainisin näitena, et kuidas on need rohelised sõrmed, kuidas nad jõuavad sinna elukeskkonda. Siin ongi nüüd näide niisugusest ühest lahendusest, kuhu see sademevesi juhitakse ja tegelikult, kui te näete, siin ees on ka üks käsipump, kus siis tegelikult see kohalik elanik teistpidi saab selle vee jällegi endale kastmisveeks pumbata ja kasta siis näiteks taimi. Ja siin ma siis lõpetan nüüd põhimõtteliselt maastikuarhitektina ja mõned näited, nagu te näete, kuidas ja mil viisil tänavaruumi ja ka sisehoove võivad niisugused lahendused rikastada ja parendada. Et ma võib-olla praegu pikemalt kirjeldama ei hakka, ma vaatan, et aeg hakkab nappima. Ja siin ma siis alustan nüüd võib-olla väikest ülevaadet enda esimesest doktorandi semestrist või esimesest semestrist doktorandina. Kujunenud on see suuresti harjumise ja kohanemise märgi all, aga lühidalt siis keskendun enda doktoritöös, teadustöös siis taimedele ja neid mõjutavatele teguritele. Ma juba olen korduvalt maininud, et taimed on väga olulised nendes lahendustes. Ühesõnaga keskendungi siis taimedele ja ka külmale kliimale, ühesõnaga meie kliimaolude tingimustele. Võib-olla ma toongi välja niisugused kõige suuremad probleemisuunad, mille põhjal ma siis, mille suunas ma siis liigun. Et nagu ma juba ütlesin, taimedel on väga tähtis koht nendes lahendustes, mis mõjutab nende lahenduste toimimust ja sageli nende taimede seisukorda võivad mõjutada puudulik teadlikkus hooldamisel, kujundamisel, lahenduste kujundamisel, ka rajamisel ja loomulikult siis külmagi kliimale iseäralikud stressorid. Kahjuks puuduvad meil süstemaatilised teadmised hoolduspraktikate kohta, et mul endal on ka selle aja jooksul üsna palju küsitud, näiteks ongi nende lahenduste eluea kohta ja nii edasi. Paraku meil Eestis neid lahendusi liiga palju ei ole või on nad veel üsna nii-öelda värsked noored, et raske on öelda, aga me liigume sinna suunas, mis on väga positiivne ja tervitatav. Ja põhimõtteliselt see teadmislünk mõjutab ka väga palju just nende niisuguste hoolduspraktikate või juhendite väljatöötamist, mis võimaldaks siis paremini hooldada, paremini kujundada ja rajamise osas ma julgen väita, et tulebki just väga palju mängu see teadlikkus ehk siis see kaasamine, et rajaja, ehitaja oleks teadlik, mida ta ehitab ja ongi, et ei teeks võib-olla kõrvalepõikeid projektist ja teeks täpselt nii, nagu projekteerija on ette näinud. Ja kui ma nüüd üritan enda neid eesmärke doktorandina kirjeldada, siis võib-olla kõige lihtsam on need kokku võtta 3 artikliga, mis on siis kohustuslikud selle 4 aasta jooksul minul. Ja need artikli suunad siis põhimõtteliselt võiksid olla. Kõigepealt esimene keskendub siis pigem taimestusele ja taimestuse muutustele olukorras, kus igasugune hooldus lühiajaliselt täielikult peatatakse.
ja eesmärk on siis hinnata, et kui kiiresti, millisel moel ilmnevad hooldusest tingitud muutused, et millised liigid või funktsionaalsed tunnused soodustavad püsimist niisugustes lahendustes. Ühesõnaga, võib-olla hästi lihtsasti kirjeldatuna tekitada niisugune liikide nimekiri, missugused taimed kuhu, millistesse oludesse paremini sobivad ja neid siis vastavalt tulevikus kasutada. Ühesõnaga, et oleksid ka need taimevalikud kavandamise, projekteerimise protsessis paremad, õigemad ja võib-olla kas jätkusuutlikumad. Teine artikli suund, mida ma näen, võiks olla siis keskenduda stressoritele ja keskkonnatingimustele, et kuidas need siis mõjutavad taimede elujõulisust ja süsteemi toimimist külmas kliimas. Et neid stressoreid on üsna palju, võib-olla kõige lihtsam, mida tavakodanik oskab märgata. Meil on praegu talv, mida tehakse tänavatel, soolatatakse, libeda tõrje ja see sool jõuab kõik ju tegelikult lõpuks nendesse sademevee lahendustesse ja üsna paljud taimed ei tule selle soolaga kahjuks toime. Ühesõnaga jällegi, välja selgitada, missugused liigid sobivad niisugustes tingimustes paremini. Ja kolmas suund on siis tuvastada peamised võib-olla niisugused ebaõnnestumise mehhanismid, nii-öelda tehtud vead, mille põhjal jagada siis soovitusi nii taimevaliku, hooldusstrateegiate, projekteerimise, ehitamise, igas suunas, et me suudaksime tulevikus paremaid lahendusi pakkuda. Et see on siis võib-olla niimoodi lühidalt kirjeldatuna. Ja kui ma nüüd nendest taimedest räägin, siis mul on üks uurimisobjekt, testala ongi Viimsis. See vasakpoolne näide siin nimetati seda meedias vihmapeenraks, mina võib-olla nimetaks seda isegi niisuguseks nõvaks. Ühesõnaga, viibelahendus, mis siis kogub parkla keskel kahelt poolt kõva kattelt vee äravoolu enda sisse, juhitakse sealt siis edasi allavoolu sademeveesüsteemi. Ja mis puudutab taimi, siis juba esimestel välitöödel selgus, et üsna oluline on teada, missugused taimed kuhu sobivad. Et kui me räägimegi nüüd praegu sellest nõvast, siis põhi on see koht, kus niiskus või üleujutatus püsib kõige kauem. Ehk siis sinna on soovitatav valida taimi, mis tulevad kõige paremini pikemaajalise üleujutusega toime. Nõlv on nüüd siis sobilik niisugustele taimedele, mis võib-olla ei taha nii pikalt, ütleme siis jalgupidi vees olla. Ja serva peal antud lahenduse puhul võiksid juba sobida taimed, mis tegelikult taluvad ka põuda, sest et niiskus seal liiga kaua ei püsi ja meil on suviti väga sageli esinenud ka põuda, eriti just linnakeskkonnas, kus on väga palju kõva katet ja tekibki seesama kuumasaare efekt. Ja siis siin paremal on nüüd, ma ütleks, head näited halbadest näidetest, kus saaks teha paremini. Ühesõnaga, me näeme siin mõlemal puhul restkaevu, mis siis on põhimõtteliselt, mis siis on põhimõtteliselt otsetee sademevee torustikku. Ja antud lahenduse puhul põhimõtteliselt minu silmis on jäetud kasutamata niisugune puhverdamise funktsioon. Et parempoolsel näitel on tegelikult ju see restkaev juba piltlikult siis niisuguses, ongi peenras. Praegu ta on küll eraldatud, aga ta võikski olla peenras, mis siis võiks olla tegelikult ju puhverdamislahendus, mis puhverdab selle äravoolu ja juhib siis jaokaupa restkaevu. Ehk siis siin on justkui
ma julgen väita teadmatusest või puudulikust teadlikkusest tulenevalt jäetud kasutamata üks võimalik funktsioon. Ja vasakpoolne või siis see keskmine näide on täpselt samamoodi, et see restkaev võiks tegelikult paikneda hoopistükkis seal peenras. Et mis siis jällegi võimaldab seda äravoolu, tekkivat äravoolu või seda piltlikult siis loiku puhverdada nii, et ta ei moodustuks loik siin puhul siis kõnniteele või siis parempoolse näite puhul sõiduteele. Et niisugusi disainivigu veel juhtub, aga ma ütlen, et pigem on olukord positiivsem, et neid juba kavandatakse ja neid hakkab aina enam linnapildis nägema võrreldes selle ajaga, kui ma nende lahenduste populariseerimist alustasin ja seda on väga tervitatav näha. Ma arvan, et minu poolt siinkohal ongi kõik ja annan sõna teile küsimusteks. Aitäh! Aitäh, Ken! Tõesti väga paeluv ettekanne. Väga huvitav kuulamine. Võite siis juba mõelda küsimuste peale ja kirjutada nii chati kui kasutada mikrofoni, aga enne ma siis teeksin ka kiirelt reklaami meie siis märtsikuu kohvihommikule, et siis teate ka, millal see toimub ja kes esineb. Nii, tuli slaid ette. Ehk siis meie järgmine märtsikuu kohvihommik toimub 10. märtsil ja seekord esineb meile siis meie ökosüsteemse majandamise töörühma värske järeldoktorant Ellinor Ramberg ja tema räägib meile siis metsade kontrollitud põletamisest Fennoskandias ning annab ülevaate selle taastamisviisi ajaloost, praegustest praktikatest ja edasistest suundadest. Ehk siis võite selle endale juba kalendris kirja panna ja siis järgmine kohvihommik toimub inglise keeles, et seda ka teate. Aga ma siinkohal lõpetan ka salvestamise